Minu nimi on Reet, olen käinud kiropraktik, osteopaatik doktor Oolo juures juba viimased 5 aastat aeg-ajalt, ikka siis, kui jälle tunnen, et natukene on selja või kaela probleeme ja tema aitab hästi. Mul on ainult häid sõnu öelda. Minu nimi on Urve. Mina tulin doktor Oolo juurde koos oma kaasaga ja ega ma ei olnudki nagu kirja pandud, aga ikka kui lubatakse, siis räägitakse oma häda. Mina kukkusin, õigemini ei kukkunud, aga maal oma õue libeda porise õue peal libisesin ainult ühe sammu libisesin. Ise kuulsin, kui siit käis plaks ja olen tööl, ma olen intensiivravi põetaja. Vanemõde viis mind traumapunkti järgmisel päeval, aga seal öeldi, pange side peale. Tavaline veniv side ja kõik, keegi ei pannud kipsi mitte midagi ja nüüd ma lonkasin tänase päevani 3 aasta juba. Ja üks vana proviisor ütles niimoodi, et see jääbki lonkama, et ega te ei saa terveks. Aga täna ma tunnen küll, et ma olen 10 aastat noorem ja kõnnin ilma lonkamata. Ja et ei ole liigesele vaja enam mingit süsti ega mitte midagi. Tere, minu nimi on Aare ja mul oli üsna tõsine seljaprobleem ligi 10 aastat, kuna lihtsalt puude lõhkumise käigus õnnestus mul oma selg välja väänata ja ära nihestada. Ja kuulsin doktor Oolost oma tuttava käest, otsustasin siia tulla, kuna tavaarstilt ma kahjuks abi ei saanud. Olin nende juures käinud eelnevalt ja teinud igasugu harjutusi, millest kasu eriti ei olnud. Varem oli niimoodi, et kui ma lamasin näiteks diivani peal, siis ei saanud ma püsti tõusta ilma, et selg ei oleks tagant poolt väga tundlik olnud ja valu teinud. Siis täna mul seda probleemi enam ei ole ja samuti saama rahulikult kummardada ja ka tavapäraselt toimetusi teha, mida oli varem üsna raske teha, nii et ootan, et selle viimase 5 käimisega veel läheb see asi täitsa korda, nii et aga praegu on juba päris hea. Tere, mina olen Helen ja minul on suur õlaprobleem olnud juba 4 aastat ja ma olen käinud erinevate arstide juures. Olen külastanud nii spetsialiste, nii lihtsalt mastööre kui kiropraktikuid, et nii närviarste kui ka ortopeede, aga mitte keegi ei ole saanud. Jah, isegi füsioterapeut olen mitmeid erinevaid külastanud ja seni ei ole keegi saanud mind aidata. Kuigi ma olen selle 4 aasta jooksul väga erinevaid arste erinevates Eesti linnadest külastanud. Aga kuidagi õnnestus mul hankida doktor Allan Oolo kontakt, kes mind kohe kiirelt oli nõus vastu võtma ja peale esimest korda uue seadmega Trigenic ta juba aitas mul seda õlaliikust väga palju parandada. Et ma soovitan kõigile seda. Okei, 19 aastat tagasi siis emal oli selline juhtum, et kukkus 2. korruse trepist alla 1. korrusele ja vigastas oma selga. Ning arstid väitsid, et mingisugust paranemislootust ei ole, et invaliid on valmis ja mingi hetke ta elas selles teadmises, et peab leppima oma olukorraga, aga leidsin täitsa juhuslikult ajalehest artikli, kus kirjutati siis doktor Austin Oolost, et on selline kiropraktik, on selline meetod nagu trigonomeetria oli, mis aitab siis parandada teatud juhtumeid, ravida teatud juhtumeid ja tol ajal siis otsisin kontaktid üles ja soovitasin ka seda oma emale, nii et ema peatselt tuli Tallinnasse, sai 2-3 seanssi ja peale seda oli täiesti terve inimene, nii et olen väga tänulik selle eest, mida doktor Austin Oolo tegi. Mina olen Eevi ja mina käisin Ainoga Pärnus suvitamas ja kodukodusega ekskursioonil ja Ainul oli doktor Oolo juurde pandud
kirja, et tema saab seansile ja kutsus mind kaasa, et tule Kaivi. Ja mina 2000 aastal kukkusin väga rängalt oma õue peale ja mul juba selg väga valutas. Ja siis ma läksin Ainuga kaasa ja rääkisin, ma ei olnud kirjas ja doktor Oolo ütles, et kui te olete medtöötaja 41 aastat olnud, et ma teen siis teile lõunaajast ära ja Ainu siis maksis minu eest. Ja niimoodi oli, et saime ilusti kõik määrimist seal ja kui me randa läksime, siis ma olin täitsa nagu terve. Ma ei tundnud enam mitte midagi halba ja niimoodi oli aastaid ja siis me tulime uuesti Tallinna doktor Oolo juurde, mina ei mäleta enam aastat, mis see oli. Ja 2 korda käisin doktor Oolo juures veel Tallinnas ja nüüd Ainuga ühes. 5 kuud tagasi kukkusin ja vigastasin labajala. Kuskil 3 päeva pärast hakkas jalg valutama. Siis kasutasin apteegist ostetud salvi ja kuskil 6 aja pärast läksin perearsti juurde, kes samuti arvas, et võib siin midagi määrida ja eks ta ükskord üle läheb. Kuid jalg paistetas, kõndida oli väga ebamugav ja valus ja esmaabis tehti röntgeni pildid, mitu pilti, 5 pilti, kuid need midagi ei näidanud. Arst seal ei vaatanud, ei katsunud jalga ja ütles, et edasi teiega tegeleb perearst. Ja siis aeg ikka läks edasi ja lõpuks perearst andis ka saatekirja ortopeedi juurde. Tähendab, üks aeg oleks mul olnud jaanuaris, teine detsembris, kuid läks õnneks ja ma sain selle aja kinni panna septembris. Nii, samal ajal ma olin ka vastuvõtul oma õlaprobleemidega doktor Oolo juures ja ütlesin, et vaat selline häda mul on, ei saa kõndida, jalg valutab ja abi pole kuskilt saanud. Ta vaatas, seal tegi teatud protseduuri, mis kestis kokku 5 minutit. Ja kui ma kõndisin doktor Oolo juurest ära, väljas oli kohe märgatavalt parem. Teie olete perekond Talpsepp ja teie olete pereema. 7 aastat tagasi hakkasite käima doktor Oolo juures, et mis põhjusel? Kuna lastel on siuke haigus nagu reumatoidartriit, siis oli neil liigestega probleeme ja tütrel käisid põlved liigestest välja, nii et oli vaja tihtipeale kipsi panna. Siis saime doktori juurest abi. Kuidas ravi alguses käis, et kui kiired tulemused olid? No, tegelikult oli päris silmaga nähtavad tulemused, et ei olnud enam need põlvehädasid ja ka selg läks sirgemaks. Ja kuidas poistel oli? Ja siis võtsime poisid ka kaasa ja kulus neile ka marjaks ära. Kas poistel oli mingi samasugune häda? Neil nii hullusti ei olnud. Aga kuna nad nii ruttu kasvasid, siis eks see selg vajub ikkagi kõõru ja seljal on ikkagi väga hea see. Mida tütar ise ütleb selle ravi kohta? Ja kuskil 4 aastat ei ole enam põlved käinud välja lõiges, sest et ma olen rahul. Et nagu normaalne inimene saab elada? Ja, sest muidu oli jah väga problemaatiline. Ma kujutan ette. Aga kuidas poistel läks raviga, et oli ka kuidagi hästi kiiresti ja valutult? No jah, enamasti küll. See on lihtsalt see harjutuste tegemine alguses. Aga väga kaua ei viitsinud teha ja siis... Kodus pidi tegema harjutusi? Jah, et see on nagu igapäevaselt mingi teatud harjutused, et saime doktori käest ja siis pidime neid tegema, et see niimoodi sirgena seisaks. See oli kõige tüütum osa, jah? Vahest ikka teeb, aga jah. Aga perekonnapea on siin samuti käinud, nagu ma aru saan? Jah, mina liitusin hiljem lihtsalt, et lihtsalt hoida nagu
kõik liigesed ja asjad nagu korras ja aga noh, selge on probleemne, et nendest nagu seljaprobleemidest lahti saanud. Ja te ise samuti? Ja mina olen nagu kõige vähem käinud. Kõige vähem? Jah. Teisi siia toonud? Ja kõigepealt hakkasid lapsed ja siis abikaasa ja siis lõpuks liitusin minaga, et seljal on ikka väga hea, et kui siit ära minna, et siis oleks nagu tiivad kasvanud, et kohe on kõik pinged ära. Mina kohtusin doktor Ooluga esimest korda 1993. aastal. Ma olin peaaegu liikumisvõimetu. Mul oli raskusi Tartust Tallinna saamisega, sest ma ei saanud autos istuda. Ei saanud ennast nagu nii-öelda kummardile lasta. Tartus mind mitte keegi ei aitanud. Mõned arstid ütlesid, et mõni on ikka terveks ka saanud. Aga poeg pani mind siis Tallinnas kirja doktor Oolo juurde. Väga pikad järjekorrad olid, aga mul oli kellaaeg määratud. Kuidagi ma bussiga siis ikka sain Tallinnasse ja läksin siis Piiritalle. Piirital oli doktor Oolo vastuvõtt. Ja minule ta absoluutselt valu ei teinud. Ma ei tea, ma imestan, ma ei tundnud mingit valu. Aga muidu oli nii, et mul oli kõik kukkumise tagajärjel. Ma rängalt kukkusin. Ma kukkusin nagu trepist alla, väga libe trepp oli ja kukkusin trepist alla. Ja doktor Oolo pani mind jalgadele 2 seansiga ainult. 2 korda käisin tema juures, 3 seanssi oli määratud, aga ta arvas, et 2 jätkub ja tõesti jätkub. Ja ma sõitsin Tartusse nii-öelda tol ajal puurongiga. See sõit kestis, ma ei tea, 3,5 või 4 tundi ja ma tundsin, et ma olen täitsa teine inimene. Nii et väga-väga suur tänu doktor Oolole, aga siin vähemalt Tartus ei saanud keegi aidata. Aitäh!